ülevaadet, jah? Jaa, äge. Ema tuleb ka kohe näed ja rahvus tuleb. Annab siin ju sihvida ju, igasugune tuleb kivinurkadega. Kohvik oli 8 avatud ja esimene ikkagi oli järjekorras 7-15 aastast. Seelikult ei oma enda kätte töö. Ega ei pea ütlema, et ei ole. Ei pea ütlema, et ei ole. Võib-olla oli rohkem kohvikuid, mingiks väravust välja, see oli siuke normaalsema. Seekord oli nagu ära hajutatud üle linna, kuna 21 kohvikuid oli. Rahvast oli palju ja tuli laiali. Ja ei olnud siis ütleme tongi nagu ületunud aastal, ütleme, aeg pidi pikk järjekordne pool. Tuli vaadake, siin on mõnusat soe. Väga mõnus. See on ikka täis. Kas jälle treeni? Tead sa, kallis... Lihtsalt midagi. Näed sa nüüd, kui raske on olla võidusõituna? Hommikul treeni. Ei. Päeval treeni. Isegi öösel magab kuskil ühes elamus treeneri pilgu all. Hans, aga mitte mees. Hans, kui sa jätaksid selle mootorispordi ja hakkaksid marke koguma. Istuksid ilusasti kodus ja leepiksid marke albumis. Oh issand, missugune egoism. Aga mis siis, kui tema teeks sulle ettepaneku jätta ballett sinna paika? Maret, ära mossita. Usu, ma ei taha sinu homset päeva rikkuda ja küllap ma korraldan asjad sellised, et sa oleksid tunniska rahule. Ei, mis sa nüüd välja ei mõtle. Tõene kõik. Küll mina juba Maretele tegevust leian. Oi, mul on nüüd aeg minema hakata. Tule saada mind, kallis. Nägemist. Sa näed isegi sääbus on minu pool. Kuulusi. Haruna treppid jõudes kell 10. Ja pikk, blond. Huvitav noor, kes ta nimi on Heino. Näiteks meie meeskonnas on üks poiss. Meistersportlane Hans. Hans? Ja, Hans. Hans? Kas te tunnete? Ei, ma kuulen esimest korda. No ja seesama Hans on hea võidusõitja. Räägitakse, et suurepärane insener, abielus. Ühesõnaga tõsine mees. Aga samal ajal on ka temal oma salajane kiindumus. Missugune? Sääsk hammustas. Kes ta on? Te ütlesite ju, et Sääsk. Ei, ma küsin, kelles seda kiindunud on. Markides. Ja, Markides. No andke oma taldrik siia.